Head sõbrad, tere tulemast tagasi. Oleme sel korral rääkimas ei milleski muust kui Südasuve Challenge'ist ja keskendume sel korral siis Tallinnas toimuvale teiskordsele KFC Südasuve Challenge'ile. Teadupärast start ja finiš Pirital, aga kus see sündmus algus on saanud, kus ta välja on arenenud ja mis sel aastal oodata on sellel üritusel, aitavad mul mõtestada, rääkida kaks säravat inimest KFC-st ja ei keegi muu kui Anett ja Airi. Nii et nemad aitavad meenutada, kuidas meil läks aasta 2023 ja vaatame siis mõnuga sellesse, mis sel aastal ees ootamas on Pirita promenaadil ja Tallinna kaunil mereäärsel. Aga enne veel, nii nagu traditsiooniks, et oma silm on ikka kuningas, vaatame üle eelmise aasta kokkuvõtva videoklipi, nii et pilgud ekraanidele. KFC Südasuve Challenge stardib Pirita on meil ees ootamas täna 2 distantsi, 10 kilomeetri distants ja 4 kilomeetri distants. Väga hea tundega. Jooks on lahe. Hea tundega. Ma olen päris pikalt ette valmistatud. Aega püüdma ei lähen lihtsalt emotsiooni nautima. 2, 1 ja start on antud. Esimene väga hästi, kõik on super. Peab rahul olema. Aga kops on nii koos, väga hästi. Väga hästi läks pala, väga suure karase ja raske, aga lahe. No nii, traditsioonidest peab kinni hoidma ja duubel 1, võte 1, alustame. Anett, KFC ja tervisesport, Pirita rand, Tallinn. Kui hästi need asjad teie maailmapildis kokku lähevad? No ikka lähevad ju väga hästi, loogiline ju. Ei tegelikult ma arvan, et tänapäeval, kui sa turundad ühte brändi, siis sa ei saa jääda nagu kinni, et okei, et meie maailm on toit ja krõbe kana, et siis kõik, mis me teeme, on ümber selle, et tegelikult pead ikka suuremalt vaatama ja rääkima mingit lugu inimestele ja näitama, mis su väärtused on ja läbi selle siis hakkama neid nii-öelda tegevuskava looma. Et ma arvan, et väga hästi sobivad kokku. Super. Kas KFC, värskenda mu mälu, kas KFC toetab veel mõnda tervisespordiüritust või KFC Südasuve Challenge on praegu ainumas? See on ainumas. Veel ainus. Sellisel kujul kindlasti, jah. Aga me oleme väga rõõmsad selle võimaluse eest. Ja ainult... Segangi kohe veel, et me tegelikult nagu sellest rääkisime nii pikalt, sellest mõttest ja see küpses ja siis jõudis niimoodi meieni ja kuna me tegelikult tegeleme kogu Baltikumiga, mitte ainult Eestiga, siis Eesti oligi natuke siuke pilootprojekt, et vaatame, kuidas läheb ja siis juba selle hooaja lõpus siis Airi tegigi kokkuvõtta, et läheks, et ühesõnaga see on selline esimene seeme nii-öelda, et siis saab nüüd edasi suuremaks minna. Kas ma mäletan õigesti, et kuigi me oleme ainus toetatav sündmus teie poolt, aga koostööd tegelikult teiega tahetakse ju väga teha, et kas mitte Ironmanil eelmine aasta ei olnud ka KFC toitlustust kuidagi osaliselt, et head kana oskavad kõik sportlased hinnata, oledamata sellest, kas on triatloniga või jooksuga tegemist, on nii? Ja, et see oli niisugune teistmoodi projekt ja et pigem sellel üritusel me olimegi toitlustuspartner ja kõik finišeerijad said nautida meie mõnusat burgerit. Aigu äge. Aga jah, et täiesti sellisel kujul sponsor, et on ainus KFC Südasuve Challenge üritus. Meie loomulikult väga tänulikud. Küsin, Airi, kas sa mäletad tegelikult, kuidas meie tutvus üldse või KFC-ga kokkupuude alguse sai, et sellega on üks väga naljakas tore lugu. Ma arvan, et meie külastajatele, kuulajatele ja vaatajatele meeldiks seda kuulata. On sul meeles? On küll, et minu poolt tuli kontakt sulle sellega, et ma helistasin ja küsisin, et kuhu ma flyierit saaks saata. See oli täpselt nii, et me tegime aasta võis olla siis pakun 2022. Talv. Talv, Narva ööjooks ehk Eesti ööjooks Narva talv.
detsembrikuu ja noh, meil seal võistluse mingi möll käib kogu aeg, orgunn on ju, midagi tassib, midagi sätid, võistlejad hakkavad kogunema, võtavad materjale välja. Ja siis helistab mulle keegi neiu ja küsib, et kuhu ma need flaierid toon? Mõtlen, millised flaierid? Et KFC flaierid. Ja mõtlen, oi, ma küll ei tea, et ei tule nagu tuttav ette. Aga no pikk jutt, jama jutt. Lõpuks oli niimoodi, et tekkis mingisugune väike nagu mix-up. Aga ma kohe ei olnud ju suu peale kukkunud. On ütles, et okei, et praegu nagu me flaiereid küll midagi ei tea, aga me võime arutada, et me hea meelega võtaks teie flaiereid ja pakkumisi nagu järgmine aasta meil hakkab hooaeg. Et tuleksime jutule ja kuidagi üllatuslikult sai niimoodi, et ma saingi selle vestluse käigus või siis hilisemas kirjavahetuses sain sult selle nõusoleku tulla jutule. Ja siis ma tulin, oli juba Anett oli, seal oli, kõik pealikud olid rivis ja hakkasime rääkima, et mida me tahame teha, aga teha me tahtsime seda, et siis liikumise aastal, eelmine aasta 2023, tahtsime Tallinnasse tuua Võsul juba pikki aastaid toimiva ja hästi toimiva südasuve challenge'i. Nii et toimiv, tuntud formaat liikumisharrastajatele, mitte teha ainult uusi asju, vaid tegelikult laiendada ka olemasolevaid kaubamärke, hästi toimivaid formaate ja leidsime selleks ideaalse koha Pirita. Pirita on mulle üli südamelähedane, sest ma olen lõpetanud Sisekaitseakadeemia, 4 aastat Maarjamäel seal Pirtal, noh kujutate ette, on ju, joonud limonaadi seal rannal ja sporti teinud ja kõiki asju. Et mul oli see hull nostalgia laks aastatest 1998 kuni 2002, kui ma seda kooli läbisin, no ikka väga palju aastaid tagasi. Aga kogu aeg tahtsin seal midagi teha. Ja siis, kui me vaatasime selle peale, et milline on meie südasuve challenge Võsul, start-finish rannajoonel, 30 meetrit veepiirist, männikohin, metsakohin, kulgemine kergliiklusteel mööda mereäärset, liiklus sulgemata ja me nägime, et tegelikult Pirital on meil võimalik rakendada täpselt samasugust asja, ehk mitte teha sama nime alt mingit muud asja, vaid tehagi samalaadne, väga hästi toimiv formaat stardiga ja finišiga siis ühes kohas Pirita rannast, surfiklubi juurest ja kulgemisega mööda siis mereäärset kesklinna suunal, Petrooliumi tänaval tagasipööre ehk 5 kilomeetrit ühele poole ja kergliiklusteed mööda kulgemine tagasi. Halvamata linnaliiklust, sulgemata linnaliiklust, kogu see meelepaha jääb ära ja tõrjumata ära ka neid pühapäevaseid jalutajaid või laupäevaseid jalutajaid. Nii et kõik saavad koos eksisteerides võistelda, osaleda, ennast proovile panna, lihtsalt lustida ja kuidagi me saime nagu seal laua taga teile ka anda selle veendumuse, et see võiks toimida ja KFC lõpuks ütleski, et oleme nõus toetama tervisesporti. Läks niimoodi, enam-vähem kirjeldasin õigesti. Ja. Aga korra küsin ise, et kus see nagu julgus või mõte tuli, et tegelikult Tallinnas toimub juba väga palju spordiüritused, kus sa mõtlesid, et okei, üks mahub veel? Ja, ei, tegelikult ongi nii, et meil tihtipeale küsitakse, et kuulge, et me kunagi ju 2011 tegime esimese ürituse Rakveres, meie kodulinnas Rakvere ööjooksu ja nüüd aegade jooksul on sinna lisandunud mingisuguseid üritusi veel ja sel aastal meil ei olegi nii palju sündmusi kunagi olnud, kui sel aastal nüüd 2024 10 eripalgelist üritust 5 erinevas omavalitsuses. 2 neist on avavee ujumist Pirital, Käsmulahel ja 8 on siis klassikalist liikumisüritust, kepikõnd, jooks, jalutamine, tempokõnd, mis iganes sa tahad ette võtta, eks läbitav ka ratastoolis. Ja kõik need sündmused on sündinud orgaaniliselt. Nad ei ole forsseeritud, et oi, et me nüüd avastasime ühe nädalavahetuse Tallinnas, kus mitte midagi ei toimu. Ja südasuvisel ajal, kui kõik on oma mökkides ja puhkemajades on ju Peipsi ääres või kus iganes Pärnus ja kedagi ei huvita liikumine, et ta on ju suhteliselt nõudlik ajavahemik, et kuum ka tihtipeale, et kuidas nüüd saada seda inimest lustima, sportima, pingutama südasuvisel ajal, see ei ole teab mis lihtne. Ühes küljest on seal küll jah, heas mõttes konkurents on natukene õblukesem, sest paljud just seetõttu ei korraldagi seal, sest on keeruline. Aga teisalt jälle jah, et me oleme teinud sündmusi ainult kohtadesse, mis on meid kuidagi kõnetanud, mis meile hullult on meeldinud, kas ta on siis vähem avastatud, Maardu, võib-olla tallinlastele ka Narva, et aga ta on äge ja või on siis see formaadi moment olnud meie jaoks niivõrd väljakutsuv, et me oleme tahtnud teha, et näiteks Ülemiste ööjooks või Pirital Tallinna lahes ujumine, kus siis starditakse laeva pealt näiteks on ju, et ta peab olema midagi teistmoodi, kas korralduskoht kõnetab või formaat on eriline. Ja seal tegelikult see korralduskoht ikkagi see Pirita. Ja kui natuke laiendada, siis tegelikult me mitte ju ei tulnud Võsu südasuve challenge'iga KFC juurde ja ei teinud teda Pirita omaseks, vaid me võtsime
võtsime kaasa Haljala vallast Lääne-Virumaalt terve nädalavahetuse. Ehk kui Käsmu lahel toimub meil Open Water Estonia ujumine 3,5 kilomeetrit laupäevasel päeval, samas kohas Võsul on meil järgmine päev Südasuve Challenge, siis nüüd on tegelikult see kombinatsioon mõlemad ka Piritale tulemas 2 aastat. Ehk laupäeval on taaskord Sportland Tallinna Open Water, stardid laevalt, Pirita ja teisel päeval, seal kus melu juba käib, on ju, paljud on need, kes lähevad laupäeval ujuma, tulevad pühapäeval jooksma, on siis KFC Südasuve Challenge. Start lihtne, kulgemine Tallinna suunal, 5 kilomeetrit, nagu me arutasime, on ju hunnituid vaateid vanalinnale. No mis saaks ägedamat olla? See merelõht, see meriadru natukene viskab sinna, eks see no kihvt, äge, Airi. No lihtsalt mulle meenus see tunne, et kui me esimest korda siis meil koosolekuruumis istusime, mul lõid kõik kohe mõlemad silmad särama, et nagu peame ära tegema. Et see on nii äge, et meie poolt küll ei olnud sellist hirmu, et äkki keegi ei tule või kellelegi ei meeldi, et pigem suhtusime täiesti 100% positiivselt asja. Ja seal osalejana oli selles mõttes ka hästi tore, et mina olen väga paljudel erinevatel rahvaspordisündmustel jooksnud ja kindlasti ma tooks nagu selle plussiks selle, et sa saad nii mõnusalt, sa ei pea tunglema seal, et sa tunned ennast nagu hästi vabalt, sul on hästi palju ruumi, õhku, sõna otseses mõttes ka on mõnusalt õhku ja tuult, et ma arvan, et see on nagu hästi hea, et võib-olla mõnele, kes pole enne käinud, siis võib-olla mõned suuremad üritused võivad olla nagu natuke hirmutavad, et seal jääd sõna otseses mõttes natuke jalga, on ju, et siis seal nagu seda ohtu ei ole. No minusugune, ma olen ka aeglane tegelikult, eks. Ei, päriselt. Mina olen selline sörkija tüüp aga mul on olnud neid kogemusi tõesti, et meie väga hea koostööpartner Kahesilla klubist Pärnumaal, Vahurile tervis ja kogu tema tiimile, nemad teevad super lahedat üritust Kahesilla jooks. Jüri Jaansoni Kahesilla jooks sügisel. Ja ma olen nüüd mõned korrad käinud ja nüüd siin päris juppa aastaid tagasi sattus niimoodi, et kuidagi seal registreerimisel sattusin viimasesse stardikoridori. No loomulikult ma ei peagi ees olema, sest ma ei ole üldse kiire, aga mul oli tol aastal just hea siuke tunne sees, et nüüd ma võiks joosta. Ja siis ma sain aru, et kui jooks läheb kohe kergliiklusteele ja sa satud taha auku, sul ei olegi võimalus ennast rakendada, on ju, oma võimeid tegelikult, et sul läheb 1,5 kilomeetrit aega, enne kui sa vabalt liikuma pääsed. Et selles mõttes on nüüd, sul on õige tähelepanek ja see on kõige parema mõttega öeldud, et tegelikult Kahesilla jooks on väga hea, suurepärane, osalege kohe septembri alguses, kavatsen ka see aasta minna taaskord Pärnusse. Seal on ka see staadioni jooks, mis oli võtta. Ja. Seal ma olen ka käinud. Aga tagasi tulles, nüüd aitab küll Vahuga teie üritustel reklaami tegemisest, me räägime siin oma asjadest. Aga tulles tagasi nüüd startide ja selle liikumisruumi kohta, siis üks asi, mida me oleme Pirital nüüd rakendanud ja teinud, ma arvan, edukalt, sa viitasid sellele, on need intervallstardid. Et kas te tahate oma sõnaga kirjeldada, kui võib-olla mitte igal pool sellist lahendust näinuna on, et kuidas see intervallstart siis käib, mida see tähendab? Inimene, kes pole meist mitte midagi kuulnud, kes võib-olla ei ole ka liiga regulaarne liikumisüritustel osaleja, aga mõtleb, et okei, Anett rääkis päris ägedasti, et seal on ruumi ja ei pea tunglema. Aga mis siis saab? Tulen sinna starti, saan oma numbri kätte, lähen starti ootama, mis siis saama hakkab? No, muidu on klassikaliselt, sa lähed sinna oma boksi teistega sinna ootama, ja siis kui sinu boksi uks läheb lahti, siis sa pead jooksma selle karjaga. Aga seal oli siis see, et ma seda ei mäleta, kas ma läksin mingisse boksi, minu meelest ei läinud, ma lihtsalt läksin sinna, tahtsin. Et võib-olla ma tegin valesti, ma ei tea, aga ma kuskile sättisin ennast ja siis lihtsalt järjest oli seal mingisugune, ma ei tea, mingi 15 või... Sa raja peal ikka teisi jookseid nägid, et kus sa nagu läksid, kuhu sa tahtsid? Okay. Ma läksin ikka õige koha pealt, aga et lihtsalt oli siis mingisugune mõistlik aeg, et mingisugune, mulle tundus visuaalsel vaatlusel, ma ei tea, 10-15 inimest läks siis korraga maks ja siis oli jälle paus, teatud, ma ei tea, 15 sekundit ja palju see võis olla, ja siis läksid järgmised. Et hästi mõnus ja sa saidki ise valida, kui sa vaatasid, et läksid mingid kiiremad, siis ma natuke ootasin, läksin järgmist. Hiilisid tahapoole, natukene hoidsid tahapoole. Ma vaatan, kus tundusid, et ma võiks endaga nagu rohkem joosta koos. Et kuidagi nagu, et selles mõttes oli pingevabam küll. Aga ma kujutan ette, et läksite tiimina ikkagi koos, Airi, või kuidas te startisite? Kas KFC-kad olid nagu...
Me tegelikult erinevad distantsid, erinevad ja sest me läksime kanapaketiga jooksma ja natuke nalja tegema. Ja mina olen üldse siuke üksi jooksja, mul on vaja endaga olla. Keskenduda endale. Aga mulle ka väga meeldis see intervalli start juba sellepärast, et sa saad minna sinna oma tempoga ja seesama koht, mis sa enne ütlesid, et sa ei pea kohe nagu samas rivis panema sama tempoga edasi, on ju, vaid sa saad hinnatagi oma võimeid, hetke olukorda ja lihtsalt nautida. Ja sa ei pea kartma seda, et sa jääd kellelegi jalgu või keegi hingab sulle kuklasse. Tavaliselt ongi nii, et mida lühem distants, seda rohkem hakkab see tunglemine nii-öelda vastu töötama, on ju, sest sul läheb jupp aega, et vabalt jooksma pääseda või liikuma pääseda. Ja siis sa teed mingeid hulle manöövreid, ma ikka mäletan, mida ma olen seal hüppanud üle mingite asjade ja et see läheb veits... Nõus, ja kui on pikemad distantsid, poolmaraton, maraton, siis sa võid selle andeks anda, sest reeglina sa stardid ka rahulikumalt, on ju, et minusugune vähemalt alati, ja kuna ma olengi osalenud tihtipeale väljaspool kuskil poolmaratonidel, siis ma ei ole seda tahasattumist kunagi nagu pahaks pannud, et rahulikult kulgen ja see on minu siukene stiil. Aga nüüd tõesti, et viitena sinna Pärnule või mõnele muule, ka meie enda sündmustele, et kui vanasti Rakveres öeldi, et ei pääse liikuma, mõtlesin, mis mõttes ei pääse. Aga ei pääse, kui sul on 5 kilomeetrit ja on 2000 inimest või 3000 inimest selle distantsil, sa ei saagi ükskõik, kui lai seda enam ka ei oleks, eks. Et selles mõttes tõesti, et intervallstartide eest me 2019 oleme saanud lausa jooksu innovatsioonipreemia, kui te veel ei teadnud. Ei teadnud. Ja tunnustati meid siis Maraton 100 jooksukonverentsil ja me mõtlesimegi selle välja just seetõttu, et see võimaldas meil võtta Võsul kasutusse kergliiklustee moel, et me ei sulgenud asulavahelist liiklust sõidukitele ja et me ei pidanud kedagi kergliiklusteelt ära ajama. Ma ei tea, tuleb vanaema lapsega või tuleb jalgrattur või tuleb lihtsalt jalutaja, armunud paarikene näiteks. Ja kõik said kulgeda ja ainult on siis see nii-öelda vastutuse pool, et osaleja vastutab ise ohutu liiklemise ja nendest jalutajatest möödumise eest, aga et sa kedagi ei ahista. Kujutame ette, et me tahame Tallinnasse tulla, uut sündmust tegema ja nüüd me hakkame liiklust kinni panema, et siis me nendes Facebooki gruppides me ei jääks ellu ju. Et ma ikka jälgin Kalamaja gruppi või mingit muud sellist, et see on ju hullumaja puhveteks. Ja siis me saime ka aru, et ainuke asi, et kui me tahame tulla, siis me teeme seda intervallidega, nii et sul oli täpselt õigus, 10-minutilised vahed. 10-minutilised. Vabandust, 10-sekundilised vahed. 10-sekundilised vahed ja 10 inimest korraga, nii et on lähe. Stardijoonel võib olla sul tippvõistleja, võib olla harrastaja, esimest korda osaleb, nad ei sega üksteist. Sisuliselt kohe tekib hanerida vastavalt oma võimetele ja ei teki mingit pudelikaela, mitte midagi. 10 sekundi pärast järgmine laine, sa võid ükskõik kuhu ennast paigutada, eeldusel, et sa oled nii-öelda õige distantsi grupis. Ja tõepoolest see toimib ja ka meie teisel üritusel Elke Tallinn Runnil Noblessneris samad moodi, Kalamajas siis korraldades 1000 inimest ei ole mingit probleemi lasta 10 minutiga niimoodi sealt stardist läbi ja kõik on rahul. Saad arendada seda kiirust, mis sulle on vaja, sul on ruumi, sa ei jää kellelegi ise ette ja niimoodi saab, ma arvan, väga ägedates linnakeskkondades teha kogukonna jookse, et me ise oleme mõelnud, et see on parim nimetus selle, et kogukonna jooks. Sind võetakse avasüli vastu, sina kogukonda jahista, et saad osa sellest communityst, mis seal koha peal tekib. Et see on nagu see loogika ja mina julgen küll väita, et see esimene aasta 2023, palju meil, Airi, oli osalejaid? 1000 alla, 800 pluss, 1000? Alla 1000 ja sinna 800 kanti küll. Ja. Et mina ütleks, et esimese korra kohta ju not bad at all, eks, südasuvisel ajal. Nii et selline, kui me selleks aastaks ütleme kõikidele nüüd vaatajatele, kes veel mõtlevad, kaaluvad, Pirita, Merivälja, Maarjamäe, Viimsi, kesklinna ala ka natukene petrooliumist kuhugile poole, et siis julgelt liituge. Kuupäev on meil ju, Anett ütles, et tema teab kõiki kuupäevi. Juuli keskel, 14.07 ja siin on täpselt olemas 14 juuli ja eelneval päeval samas siis Pirital on toimumas Sportland Tallinn Open Water. Ilm on tellitud. Ilm on alati meil paika pandud, ei ole küsimust, et eelmine aasta olime isegi liiga agarad, et oli väga-väga palav. Võtame natuke maha ja siis on olemas. Aga mis olid meil veel? Kindlasti olid abistamaks liikumist rajal olid kastmispunktid.
see oli olemas. Väga tänuväärt asi, see oli epic hea. Ma arvan, et just, et niisugune kilomeeter enne lõppu, et siin tervitused Pirita komandole. Aitäh teile, poisid, aitasite, toetasite, panite selle kastmispeo seal püsti. Aga meil oli ka tegelikult vahejuhtumeid, et mida on võib-olla kuulajatel, vaatajatel hea teada. Oli üks proua, ma ei tea, kas mäletate? Prouasid oli palju, eks? Aga oli üks proua, kes tegelikult vajas kiirabi sekkumist, meie meditsiinipersonali sekkumist. Ja mis seal salata, kui teda ikka pärast küsitleti ja usutleti, et kuidas ja miks ja ütles, et hommikul ei joonud, pelgasin, et peab minema võistluse ajal või sündmuse ajal pissile. Et vanem proua 60+, kehakaalu ka palju ja kui sul on selline palav päev ja sa pole hommikust saati joonud, et siit südamele kõikidele, et liikumine on ainult terviseks, aga kindlasti jooge vett. Vett pakutakse teeninduspunktides, raja peal ka piisaval hulgal ja ikkagi jõukohane tempo. Et ei ole ju see, mis tapab, ei ole distants, vaid ikkagi tempo on see, mis murrab. Ja rahulikult võtta, nautida, et meil ei ole klassikaline võistlus. Sa saad küll võistelda, parimaid tunnustatakse, aga et ta on ikkagi liikumispidu. Olete muga nõus? 100%. Ja täiesti, et läbi sellise ürituse saabki ju kaasata nii noori, vanu, peredega inimesi, ratastoolis ja tiime, kollektiive ka minnast, et see ei ole et sellega saab igaks hakkama, et saad valida endale distantsi, tempo ja sa saad minna. Meil olidki restoranist tuldi tiimidena, minu meelest see on ka lahe, et sa propageerid seda ja siuke Tallinnas sa ei pea kuskile sõitma, sa oled nii siin, kui on kollektiiv, kes töötab Tallinnas, on ju, et suhteliselt lihtsaks tehtud. Ja meil on ju 2 distantsi, 4 ja 10. Võib joosta, jalutada, kepi kõndida, tempo kõndida ja kogu pere-evendina võid sa veel lapsed kaasa võtta. Laste jooksud toimuvad ka, nii nagu videost oli tegelikult näha. Ma tahtsin selle laste jooksu kohta öelda, et minul küll seekord lapsed ei osalenud. Ma arvan, et see aasta ma saan nad osalema. Saad loa? Ja lihtsalt logistiliselt eelmine kord ei klappinud, et nad olid maal. Aga mis ma tahan öelda, et mul on ka lastel parasem kogemus mõnest teisest laste jooksust, kus on sama lugu. Me ootasime seal nii kaua, et lastel oli juba kõrini. Nad olid juba kärsitud, kes vaatasid, ma ei tea, multikaid seal juba põhimõtteliselt seistes ja oodates oma korda, et ma mõtlesin, et never again ma enam sellisele asjale ei vii. Ja nüüd, kui ma nägin, mis seal kohapeal toimub, mõtlesin, issand jumal, ma kindlasti... Ja, et nad ei pea ootama, et seal on jälle seesama loogika, et sul on õhku, ruumi, see mastaap on väiksem ja et ka lastele võib-olla esimeseks korraks on see kindlasti positiivsem elamus. Ja hiljem, kui neil on kogemus, siis nad võivad minna juba sinna, kus on rohkem lapsi ja on nii-öelda kogemust, mille pealt siis seal möllata. Teie toimetate selles maailmas, kus teie roll või teie töö on teha oma pakutavat toodet, mis on ju niigi hea, aga kuidagi veel eriti atraktiivses, sest konkurents on tihe. Head sööki on ju palju saadaval, on ju, et kes vaatab maissushit ja kes vaatab midagi muud ja kes tahab KFC-d ja maitsed ju muutuvad ja tahab mingit vaheldust. Aga teie eesmärk on ikka, et inimesed leiaksid selle hea kana üles. Oleme õigest asjast aru saanud. Absoluutselt. Meie ülesanne jälle on korraldajatele mõelda selle peale, et kuidas veenda osalejad huvilist, et ta võiks tahta tulla meile osalema selles ka ülitihedas konkurentsis, kus on väga palju häid ägedaid asju, jooksuüritusi, liikumisüritusi. Et miks ta peaks valima meid, et kui te natuke mõtlete ja mõned märksõnad nagu selle südasuvise väljakutse peale õhku viskate, mis need võiksid olla? Ma vaatan, et kummal praegu see vastu särab rohkem, et kummast ma alustan, et... Ma lihtsalt arvan sama, mis ma mõni hetk tagasi ka ütlesin, et kõik saavad tulla. Et sa ei pea olema profisportlane, vaid sa võidki olla ükskõik mis vanusegrupis, ükskõik millise sportliku vormiga, et lihtsalt tule, et fun, et liiguta, et tee midagi enda ja oma tervise jaoks. Ja ma arvan, et plussid said siin enne kenasti välja toodud, et on ruumi ja õhku, et ma arvan, et võib-olla öeldagi, et ta on võib-olla ka ideaalne sündmus neile, kes on hoogu võtmas, et üldse alustada, siis ma arvaks, et see on ideaalne, et kellel on võib-olla natuke hirm nende suurte ürituste ees ja kõik käivad ja ma ei tea, kuidagi tundub siuke, et siis seal minu meelest on ideaalne, siis kõik hästi kodune, kõik need vabatahtlikud, kes seal toimetasid, et kõik on hästi sõbralik ja siuke kodune, mõnus. Südasuvine on ju siuke chill. Ja, aga lihtsalt ma arvan, seal tunnetab seda
et ta on nagu väiksem ja natuke kodusem. Et meil ei ole niisugust tiitlivõistluse vaibi, on ju. Et sa jooksed Pirtalt Russalka juurest mööda ja võid seal jäätise haarata kioskist, kui tahaksid vahepeal. Kusjuures et ma just praegu jäin mõtlema, ma kunagi lapsena jooksin Paide-Türi rahvajooksu ja nüüd pärast seda ma ei olegi julgenud ühelegi jooksuvõistlusele minna või üritusele, kuni siis eelmine aasta KFC Südasuve Challenge ja mega fun oli. Ja koos paketitega veel. Jah, et aga see oligi nii tore ja täpselt nagu Anett just kirjeldas, et siukene soe ja hubane, et hea tunne tekkis endal. Mis tänapäeval inimest liikumisüritusele veel võiks veenda tulema, et kas need on mingisugused välised asjad, ma ei tea, medalid, kinkekotid, bucket of chicken, ma ei tea, mingisugune jämm, muusika, elamuspunktid rajal, et kuidas teie seda asja näete, et häid, ilusaid radu on ju palju, mine ja liigu, eks? Ja me just natukene harjutasime ka Airiga enne sellel teemal, et ma arvan, et nagu kui neid üritusi on nii palju ja neil on pikk ajalugu, siis mõnes mõttes on nagu vist see osaleja ootus, et mingi präänik seal on nagu, see on juba nagu kuidagi established, et see vist peab olema, mulle tundub, ilma selleta võib-olla nagu nad ei tule, ma ei ole kindel, aga mulle tundub, et selline mingisugune ootus on. Et mingi baaskvaliteet, mis hõlmab neid asju. Ja, sest et see on lihtsalt juba nagu ajas nii olnud, aga ma arvan, et üha enam õnneks nagu tundub, et see on natuke siuke elustiili küsimus ka, et ma arvan, need, kes võib-olla otsivad põhjust tulla, et neil on seda präänikut vaja, aga siis on see teine punt, kes lihtsalt on nagu elustiil ja ma arvan, et seal ei ole liiga palju, seal just vaadatakse võib-olla, mingi uus koht või rada või seda ma polegi. Või ka traditsioonid näiteks on, et oleme harjunud perega käima või sõpradega käima, et see on meie jaoks niisugune kord aastas saame kokku ja teeme. Täpselt ja nagu kollektiividel on ka väga tihti, et meil Apollo grupis on ka, et naised käivad maijooksul näiteks alati ja nii edasi, et ongi täpselt traditsioon. Ja, väga õige. Aga samas uute inimeste puhul ma arvan, väga palju eelmine aasta oli tolku, vanasti oli tolku, oli, mida mina ise sattusin nägema ka KFC enda kanalites, oli ju mõjuisikute kaasamine, et Artjom Savitski tuli ise jooksma, tuntud laulja ja ka paketiga vist, koos Airiga mõllasid seal, eks. Ja hästi kutsus inimesi üles ja see, et me olime nähtavad tegelikult teie restoranides ka, nendes müügikioskites, tellimuskioskites, kui ka seal leti taga üleval on ju. Ja me tegime KFC Südasuve Challenge einega, mis oli väga popp. Kes veel ei teadnud, eelmine aasta oli Südasuve Challenge KFC eine, sai valida sealt kioskist tellida endale, oli ülimaitsev. Ma ei oska öelda, kas see aasta ka lubatakse, aga eks siis... No ikka, aga eks seda ei ole näha, et juba vaikselt lubati, nii et KFC Südasuve Challenge'i lausa einet on võimalik tellimuskioskist tellida. Aga tagasi jälle põhiasja juurde, et meil on natukene aega jäänud. Meil on niimoodi, et me iga siis saate puhul oleme teinud enne lõppu 2 olulist segmenti. Üks on siis see, et mis on nii-öelda uuendused või teistmoodi asjad. Ja teine on ka oluline ja oodatud asi on siis sooduskood, mida me pakume selle saate sees ja millega siis saab osaleja tulla KFC Südasuve Challenge'ile 20% soodsamalt sellest, mida ta muidu leiaks meie ööjooksu.ee veebilehelt. Nii et kui lubate, siis me veel ei lõpeta, aga ma ütleks selle koodi praegu siia jutu sisse ära. On see okei? Ja. Ja see kood on, mis te arvate, mis see võiks olla? Krõvekana. Täppi-tähti ei kasuta, aga põhimõtteliselt on õige. Ma proovin KFC TLN 20. No me ütleme nii nagu tahate, aga teeme KFC TLN 20. Me mõtlesime selle praegu koos välja, täiesti eksprompt. Me sellise koodi paneme toimima. Ja see kood kehtib siis 5 päeva jooksul peale salvestuse üleslaadimist meie YouTube'i kanalile ja Spotify's kättesaadavaks saamist. Nii et 5 päeva jooksul 20% soodustust ja kood on väikesed tähed kõik kokku KFC TLN ehk TLN nagu Tallinn, eks. KFC TLN 20 kõik kokku ja 20% soodustus KFC Südasuve Challenge'ile, mis toimub, Anett? 14. juuli. 14. juuli Pirital loomulikult stardi ja finišiga 2 distantsi, 4 ja 10. Võib joosta, jalutada, kepikõndida ja loomulikult toimuvad rõõmsad laste jooksud. Ma küsin kohe ära, et
mida ma päriselt ei tea, et tead suvi ja plaanid viimasel hetkel ja siis ma näen, et täna on reede ja ma tahaks tulla pühapäeval jooksma tegelikult. Kas ma siis veel saan? Mis hetkeni need lukku lähevad protokollid? Mida tihtipeale imestatakse võib-olla meie klubi puhul on see, et meil on kõikidel sündmustel piiratud arv kohti. Aga see tuleneb sellest, et kui sa pakud teatud kvaliteedi nõuetele vastavat mingisugust vormi, kus sul sisalduvad siis mingid baasasjad, kelle jaoks baas, kelle jaoks luksuslik, särgid, medalid, ajavõtud, rinnanumbrid, kiibid, mis iganes. Et siis sa nii-öelda paremaks planeerimiseks pead sa võtma mingisuguse mahu. Et kui sul on väike üritus ja sul on kõik käepäraselt võimalik juurde saada nii-öelda hoo pealt, siis sa võid öelda, et tulda kuu registreerimispäevani. Meil on kindel norm kohti ja võib juhtuda, et need sündmus on välja müüdud kuu enne, 2 nädalat enne, võib juhtuda, et sündmuse päeval on võimalik koha veel registreerida. Et selle kõigega me hoiame inimesi nii-öelda oma kanaleid pidi sotsiaalmeedias, veebilehel, juhendites kenasti kursis. Ja juba praegu on KFC Südasuve Challenge Tallinn juhend meie kodulehel saadaval, nii et ööjooks.ee. Klõbistage sisse, vaadake 14. juuli ürituse juhend kenasti rahulikult läbi, võtab 2 minutit aega ja pilt on täiesti selge. Nii et aga mida me kindlasti julgustame tegema, on varakult ennast kirja panema, sest punkt 1, sa saad soodsamalt, nagu ikka, vana hea. Ja punkt 2, tõepoolest on piiratud arv kohti ja tõepoolest me oleme paljudel juhtudel need kohad enne üritust välja müünud. Nii et on ka olnud neid pettunud, kes ütlevad, et miks minu laps ei saanud ja miks ma ise ei saanud ja kuidas siis ikka nii. No kahjuks nii, et kui me tahame kvaliteetset ürituse teenindamist pakkuda, siis kahjuks me peame mingisuguste piirarvudega arvestama. Ma mäletan, ma olin eelmine aasta, kas oligi maikuu lõpus või juuni alguses. Ma olin paanikas, mul oli ju meie meeskonna inimesed registreerimata ja ma vaatasin kõik kohad järjest täituvad. Siis kiiresti klõbistasin ära, et minu meelest läks äkki juba mai lõpus suurem osa. Võis küll olla, võis olla. Et mida me ise mõtleme, mida ma olen üllatunud tegelikult, kui me Tallinnasse eelmisel aastal võib-olla suurema jalajälje jätsime just liikumise aasta tõttu. Ehk lõime ju ka Tallinna külje all olevasse Maardu linna, nüüdseks linnajooksude sarjas oleva Maardu City Runni ja Tallinnasse siis Põhja-Tallinnasse Elke Tallinn Runni, Piritale 2 uut üritust ujumise KFC Südasuve Challenge'i. Ja väga üllatusime, et tegelikult vaatamata suurde linnakeskkondadele, et ei ole tekkinud nagu oma sihukesi linnajookse või linnaliikumisüritusi, mis oleks nagu kaubamärgilised või sihukesed nii-öelda märgisündmused selle linnaosale. Paejooks on Lasnamäel, see on traditsioonidega, seal on kõik tuntud, Nõmmel tehakse midagi, Mustamäel vist on ka miskit, aga Põhja-Tallinnas näiteks ei olnud, et kuigi ta on ju nii meeletult suure kiirusega arenev linnaosa ja Pirita sama asi tegelikult, et kuigi, vabandust, Eerik kohe sabandused, Pirital on traditsiooniline Pirita sügisjooks, on ka väga-väga tore üritus, kus ma ise olen ka siin paar aastat tagasi käinud, toimub küll metsaradadel, mitte linnalises keskkonnas, aga ka pikkade traditsioonidega, aga peale selle ütleme linnakeskkonnas praktiliselt ei ole. Ja see pani meid küll mõtlema, et huvitav, et miks see niimoodi on, et korraldajaid on justkui palju, linnaosad suured, tugevad, võimsad, Tallinn ju suure elanikuarvuga omavalitsus, aga et sellist piirkondlikku entusiasmi liikumisürituste näol kuidagi pakkuda ei taheta või ei suudeta või ei ole selle jaoks aega. Ma tea, kuidas teie seda näete, kas on üldse vaja, et oleksid linnaosati mingisugused märgiüritused või vapiüritused või kord aastas evendid, kus perega tullakse välja? No ma arvan, et nagu sa enne mainisid, see kogukondlik pool, et see tegelikult oleks kihvt selliseid traditsioone luua. Aga ma peaks ka ütlema, et ma pole neid väga tähele pannud, et pigem ongi need sellised suured ülelinnalised, mida sa siis märkad ja mis sa võib-olla peas paned omal kalendrisse nii-öelda. Pigem ma minu meelest ise kuskilt ka linnaosa lehest just hiljuti vaadates, et mingisugune väike jooks siin või seal. Ikka, ma arvan, et sellel ei ole ressurssi, pole raha. Võib-olla ei saa ka forsseerida, et see kas tekib, linnaosad on ka erinevad, et võib-olla kuskil Kalamajas kogukondlikku asja on lihtsam teha kui mõnes teises suuremas linnaosas. Et see võib ka niimoodi olla. Kuigi see oleks hea jälle selle koha pealt, et siis ongi ju pered rohkem liiguvad koos ja ongi see kogukonna tunne. Ja siis sa ei hala seal, et keegi sinu tänava peal seda võistlust korraldab, sest et see on nagu sinu enda inimesed. Tehtagu rohkem üritusega, mitte minu tagaõues. Seda me oleme mites saates juba käsitlenud ka, et see on väga eestlaslik, et New York pannakse kinni, London pannakse kinni, aga me siin ikkagi ei saa hakkama.
Kuulge, aga üks oluline asi kuulutab Apollo Gruppi, saab ma õigesti aru? Palju ettevõtteid seal, eks KFC nende hulgas. Kuidas Apollo Grupis ja kas üldse niisugust terviseteadlikkust edendatakse, et kas toetatakse, on mingid sporditoetused, asjad, kui aktiivselt kasutate või peaks rääkima, et ainult KFC on see, kes hullult möllab tervisespordimaastikul? No päris nii ei ole, et meil on Apollo Grupp toetab meid väga kui oma töötajaid, et meil on erinevad spordisoodustused, saame minna trenni, MyFitnessi. Erinevate üritustel osalda. MyJooks, nagu sa enne mainisid. Aga ma arvan, et brändina me kindlasti oleme eeskujuks teistele, sest et ühelgi teisel sellist suurt koostööd pole ette näidata. Et ma arvan, et selles mõttes see oligi, et mitte ainult siis KFC-s nagu pilootprojekt Baltikumi mõttes, siis tegelikult ka grupis on ta selline esmakordne ja kus me siis saime ka rohelise tule jätkata. et seda tegemist märgati ja tunnustati. Nii et kõikidele korraldajatele, kes kunagi peaksid KFC-ga koostööd tegema, siis tänu meile võiks öelda, et mõneti me lõime selle ukse saime traukile. Aga võib-olla enne, kui me räägime sellest, et mis on siis need lõplikud need uuendused või märksõnad või miks peaks või võiks kaaluda Südasuve Challenge'it selle aasta pereettevõtmisena, keskkonnajalajälg. See, mille peale ju tegelikult nii korraldajad kui ettevõtjad tänapäeval väga-väga tõsiselt mõtlevad, et meie puhul ka, et mida me ei tee enam. Trükiseid me praktiliselt ei tee, otseposti ei tee, bännereid ei tooda, paneme LED-i üles, topsimajandus loomulikult, jäätmemajandus sinna juurde. Need asju on hästi palju, ilutulestikust oleme loobunud. Tõesti väga-väga palju asju, kuni selleni välja, et mingid särgid, mida me toodame, sisaldaks, oleks rohkem ökod ja ümbertöödeldud ja ta on küll tihtipeale on kululiselt loomulikult kallim, aga see on see aeg, kuhu me oleme paigutunud, kuhu me liigume. Kas KFC puhul ka, et see keskkonna jalajälje asi, kuidas te seda arvestate, kuidas see käib tänapäeval? Ja näiteks eelmine aasta, et kui olid auhinnakotid, et need olid riidest kandekotid, et vältida niisugust lisaprügi ja kui me oma ma ei tea, turundusmaterjale siis või selliseid, näiteks bännerid, surfilipud, et oleme tootnud, et siis me oleme alati arvestanud, et me saaks neid kasutada Baltikumi üleselt, et need oleks võimalikud universaalsed. Ja et ei ole ainult spordiüritus, ükskõik mis muu üritus. Aga kui me räägime lihtsalt KFC-st üleüldse, siis see on meile äärmiselt oluline, et meil on täna 99% pakenditest on kõik siis mitte plastik. Et meil on selles osas pigem väga... Topsid ja kõrjed ja kõik on juba siuksed. Kõik need paketid on siis kas paberist või mingist muust loodussõbralikust materjalist. Me oleme alustanud Toidupangaga koostööd, et õige pea siis me saame ka kõik, mis meil jääb õhtul üle, anda Toidupangale. Et meil on väga-väga palju, et see on meil ikka väga hingelähedane ja mulle isiklikult hästi oluline teema, et siis seda me oleme tõesti püüdnud hästi palju jälgida ja ka üritustel täpselt mõelda, et kui me sellest kunagi, ma ei tea, eelmise aasta alguses või millal me seda kokkulepet tegime ja arutasime, et siis oligi täpselt see, et kuidas seda teha nii, et kui me nüüd midagi toodame, et siis me nagu järgmine aasta ei hakka otsast peale, et nii, mis me nüüd hakkame tootma, vaid et kõik, mis me teeme, me tuleme nende samad asjadega nagu see aasta tagasi. Super. Ma arvan, see ongi väga mõistlik lähenemine, et me tihtipeale ka ütleme isegi reklaaminduses, bännerduses, kui me toodame mingisuguse asja, et me nagu Airi ütles, püüame teha nii universaalseid asju, et näiteks kuupäeva ülekleepimisega saame kasutada järgmine aasta, et see ei ole mitte otsene kokkuhoid, vaid see ongi just see, nagu see ökojalajälje vähendamine, eks. Ja tegelikult me püüame seda nagu rakendada ka isegi mitte ainult füüsiliselt, vaid ka üleüldse oma tegemistes, et suvaline näide, et eelmine aasta nägime, et mingil üritusel mingi pakkumine töötas, meil on juba visuaalid asjad olemas, aga võtame selle sama, et see isegi ei ole alati materjalides, vaid see on ka lihtsalt inimese aja ja ressursi kasutuses väga mõistlik lähenemine. Õige. Kas te tahate midagi küsida minult, mis teil toetaja esindajana on jäänud nagu kripeldama või teha ettepanekuid? Võib-olla tõesti midagi, mis ka osalejatel on huvipakkuv, et mida võiks näiteks teha Südasuve Challenge'il sel aastal teistmoodi, sest tõtt öelda nüüd see segment on käes, kus me peaksime rääkima uuendustest, aga mina ütlen,
veendunud, et meil ei ole vaja Pirital mitte midagi uuendada, sest meil on uus üritus, mis toimib minu meelest väga hästi, kus kõik argumendid on juba välja laotud. Sul on suurepärased 5 kilomeetri jagu mereäärseid vaateid Tallinna vanalinnale, sul on start-finish Pirital, mine pärast ujuma, võtta kogu pere kaasa, osta jäätis ja kulgemine mõnusas rütmis endale sobivas jõukohases taktis, eks, et kastmispunktid, muusikat, kõike, ülikaunis medal, tippude tunnustamine rahaliste auhindadega, kindlasti me teeme seda ka. Nii et tere tulemast ka pedestaali võistlejad, kes tahavad ennast proovile panna, mõnusa kiire sutsaka ära teha. Et aga võib-olla on midagi veel, et mida te ise tahaksite teha näiteks KFC puhul? Ma ei taha igaks üks midagi veel välja lubada, kuniks me nagu siin veel plaane timmime, aga midagi me tahaks nagu juurde teha, et jooksjana ma nagu, mul jäi hästi meelde siis see koht, kus ma keerasin tagasi siis 5 kilomeetri pealt. Seal oleks nagu erku vaja või? Ja seal oli üks naisterahvas, kes mulle nagu kuidagi nii jäi meelde, kuidas ta mulle elas kaasa. Ta oli mingi suvaline inimene, kes läks mööda. Ta ei olnud üldse nagu seotud. Ta ei olnud palgatud meie poolt. Ja siis ma jäin nagu mõtlema, et issand, et see oli nagu nii õiges kohas, täpselt õigel ajal. Et kui meil õnnestub mingisugune ergutuspunkti laadne asi välja mõelda, siis ma arvan, et see oleks... Saladuseks on ju, et aga sellest me räägime juba 14.07. et see oleks küll äge, et see oleks lisasjukene tõuge sulle lõpupoole juurde, mis aitaks sind finišini kiiremini. Kuulge, head sõbrad, Pirita, Tallinn, südasuvi, 14.07, 14. juuli, pühapäevane päev, keskpäev, lapsed, eakad, tööealised, noored, sportlikud, vähem sportlikud, 4 kilomeetrit, 10 kilomeetrit, lastejooks, võimalik epikõndida, tempokõndida, jalutada, läbida joostes. Tulge lustima. Hunnitud vaated, väga äge ja ma ise tahaks minna jooksma. Ma tahtsingi küsida, kas ise ka mõnel jooksul saad osaleda, sest seal ma nägin, et sa olid nii rakkes, et ei saanud. Ikka Eestis ikkagi on nii, et me teeme tööd. Me teeme tööd, tahame pingutada selle nimel, et kõigil oleks hea olla ja me käime ees kogemusi omandamas ja lustimas kusagil mujal. Et aga minu poolt tänaseks kõik. Airi, mis oli see kood? KFC TLN 20. KFC TLN nagu Tallinn, aga siis 3 tähega TLN, kõik kokku, KFC TLN 20 ja 5 päeva kehtib see kood, nii et saate soodsamalt tulla KFC Südasuve Challenge üritusele. Kogu muu info koos juhendiga nööjooks.ee. Suurepärased külalised, aitäh teile. Elagu Tallinn, elagu Pirita, elagu KFC, elagu kõik meie osalejad, toetajad, partnerid. Aitäh ja tšau. Näeme Pirital.